põhjus on väga lihtne. Meile tehti selgeks, et me oleme ehitajad, seega koolis unustage kleidid ja kontsakingad ära. Täna, siin ja praegu oleme me veel õpilased. Me soovime tänada oma õpetajaid ja kõiki, kes on meiega tegelenud ja meid aidanud. Tänutäheks täiendame Räpina aianduskooli kollektsioon aeda kinkides Cercidis Fyllum ja Ponicum Pendula. Ja lõpetussõna meie pesamuna poolt. Mäletan veel seda aega, kui teha ei tulnud veel midagi saega. Nina maas ma peinardes käisin ja üpris targana ka teistele näisin. Ei saanud ma aru, mis käbiga tegu, mis vahet seal on, metsa all on ju kõik üks segu. Kui lõpuks koolis sai käidud sesse ka teine, siis avastasin, et parim toit on koolieine. Nädal enne sessi ma igatsesin juba seda sooja ja väikest ühikatuba. Pühapäeval, kui saabusin Räpinasse, siis linnapiiril läksin juba veidi pabinasse. Ei teadnud ma, mis sel nädalal juhtuma hakkab, millal küll mul see mõtted lakkab. Teisel aastal ma avastasin, et lapid omavahel ei taha riistuda. Seetõttu tuli vahest mõte sai alla hoopiski viskuda. Peikli lõpuks ma võtsin appi ning kõik ohutusvahendid viskasin kappi. Vaja saada oli maha, ma ei teaks ainuke mill. Ei paistnud lõppu, mul selga kasvamas oli juba vill. Pussisin ja pussisin seal praktikamajas. Kas oli üldse mul siia tulla vaja? Ei aidanud tegelikult mind üldse see nuri, olen rahul ikkagi, et Räpina aianduskooli tulin.